Sõda on rahu. Vabadus on orjus. Teadmatus on jõud. Võib-olla oled neid lauseid juba kuulnud ja tead väga hästi, kust need pärinevad. Aga kui kuuled neid esimest korda, siis need fraasid on pärit George Orwelli teosest 1984, mis on tänaseks kujunenud kultusteoseks. Vaatamata sellele, et George Orwelli romaan avaldati juba 1949. aastal, on see tänaseni ikka veel väga populaarne. Paljud ütlevad, et see peegeldab ka hetkeseisu maailmapoliitikas. Eelmisel aastal esietendus Noorsooteatris romaanil põhinev samanimeline etendus, mille lavastas Taavi Tõnisson. Etenduses tegid muuhulgas kaasa ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 32. lennu üliõpilased. Lühidalt öeldes räägib lugu tuumasõjas laastunud Okeaniast, kus partei eesotsas suur vend valitseb kõike. Peategelane Winston Smith, samuti ministeeriumi vähem tähtsam liige, ei nõustu partei põhimõtetega. Raamat jälgib Winstoni teekonda düstoopilises maailmas, kus igat tema mõtet ja liigutust jälgib kaamera ja privaatsus puudub täielikult. Järgnevas videoloos jagavad oma mõtteid etenduse ja teose kohta peaosatäitjad ning lavastaja. Inimesed on ühes ruumis koos, et see, mis toimub või sünnib või juhtub, et see juhtub ainult täna, ainult siin ja ainult praegu nende inimeste sünergias, kes ühes ruumis koos viibivad. 1984 puhul see hästi vahetu, hästi lähedalt teatud asjade kogemine oma nahal, et ta võib-olla mõjub isegi tugevamalt kui filmiekraani vahendusel. Ma ei tea selles mõttes, et film on väga hea vorm ja võiks öelda, et ei olegi. Et väga tegelikult keeruline on seda režiimi ja seda tunnet, et sind kogu aeg jälgitakse tegelikult laval luua. Et ma kujutan ette, et filmis tegelikult võikski olla seda väga palju lihtsam luua. Aga võib-olla lihtsalt, kui me vaatame teema perspektiivist, siis Noorsooteatris teha sellist lavastust, kus käib tavaliselt noor publik. Ja kui me teame ju seda, et see, mis meie nii-öelda tulevikku kujundab, need oleme meie noored. Ja kui meie räägime tegelikult nagu nii tugeva sõnumiga lugu teistele noortele, siis ikka on näitlejana selline missioonitunne, et äkki me saame kuidagi maailma paremaks muuta. Ma ütleks, et vist üleüldse on lavastus eelisfilmi eest on need mingid vahetud hetked, mida peab siis kuidagi suutma korrata, aga ma ütleks, et näiteks ma vaatasin kusjuures seda filmi, mis on tehtud 84. aastal tehtud 1984 filmi, siis seal ta mõjus kõvasti rusuvamana mulle, aga raamatut lugedes ta ongi rusuv, kohati masendav materjal, aga lihtsalt ma arvan, et lavastuse eelis on see, et me suudame sellesse ruumi, kus inimesed istuvad, tekitada mingisuguse sellise keskkonna või sellise energia, mida see materjal siis nõuab, aga filmi vaadates ehk see võib-olla sinu kodus, kui sa seal diivani peal seda vaatad, ta võib-olla ei, selles mõttes see ruum sinu ümber, see ehk siis sel hetkel sinu kodu, võib-olla nii hästi ei kujundu ümber selleks maailmaks, et mulle tundub, et laval ja kogu teatrisaalis me suudame kuidagi selle ruumi endaga kaasa tõmmata, mis on, ma arvan, ka Taavi puhul, kui tema lavastusega olla tuttav, siis tema üks väga suuri selliseid suundasid. Väga suur, et see on ikkagi umbes aasta jagu mõttetööd, alustades sellest, et
kui tekib puudutus või äratundmine mingisuguse teksti suhtes, et enda jaoks välja mõelda, et mis see siis on, mis puudutab ja mis on see, mida mina oskaksin selle materjali kaudu või tahaksin selle materjali kaudu väljendada. Ja siis need otsused kõik, et läbi mille või millisel viisil, milliseid vahendeid kasutades. Et jaa, see eeltöö oli väga suur, see oli tõesti suur, kuni sinnamaani välja, et kuskilt ja kuidagi mingisugusel viisil peab ju tekkima tekst. Teksti kirjutamine ise on pikk protsess ja mul oli, seekord oli väga äge kogemus töötada 3 dramaturgiga ja küsida nõu 4. dramaturgilt, olles ise samal ajal 5. Et see oli väga huvitav ja väga õpetlik protsess. Pluss, et koostöö kunstnikuga ja siis videokunstnikuga ja koreograafiga ja valguskujundajaga, koostöö teatriga, töökodadega ja koostöö ka tudengitega siis, kes selles lavastuses mängivad, et väga-väga pikk protsess. Selles mõttes ma tegin eeltööd, et ma lugesin läbi ju 84 Orwelli oma ja on kirjutatud ka eraldi pikk romaan Julia perspektiivist terve selle loo kohta. Kui sa ei ole seda lugenud, siis ma väga soovitan seda lugeda, selle nimi ongi Julia. See on Sandra Newman on selle autori nimi, kui ma õigesti mäletan. Ja ta on selles mõttes, ta on žanriliselt hästi teistsugune kui see originaal 84, sest see Julia on nagu väga realistlikus võtmes. Et Taavi Tõnisson, lavastaja, luges selle ka läbi ja mõtles vahepeal, et kas ta isegi, nad saavad kuidagi sealt sisse tuua mingeid asju, aga ta on nii teistsugune, et me väga ei kasutanud seda, aga minu jaoks ta nagu Julia perspektiivi ikkagi tohutult avas ja lihtsalt eraldi romaanina ka, ta oli minu arust nagu ülihuvitav, mulle väga meeldis seda lugeda, eriti kui sa tead seda Orwelli maailma, et ta avas seda maailma täiega ja ikkagi vahepeal on nagu mõnus mängida selle mõttega, et mingi info, mis seal Julia raamatus oli, et ma võtan selle lavale kaasa, et kui siin oleks ka nii nagu seal raamatus, kuidas ma ennast praegu tunneksin niimoodi. Ja Julia rolli sisse elasin ma selles mõttes hästi, et ma tunnen, et mul on temaga hästi palju ühisosa ja vahepeal on niimoodi, et sa pead mingisuguse tegelase või karakteri endale kuidagi söödavaks tegema või nagu teatrikoolsi öeldakse, et sa pead olema oma rolli advokaat, sa ei tohi olla mitte kunagi suhtuda temasse nagu halvasti. Ja mõne rolliga ongi keeruline, sa pead rohkem otsima seda kohta endas, et ta ikkagi meeldiks mulle ja et õigustada ära kõik, mis ta teeb. Aga Juliaga tegelikult üldse ei olnud nii, et Julia oli mulle nagu hästi kergesti vastuvõetav ja ta mulle nagu tohutult meeldib. Ta inspireerib mind inimesena. Et küllaltki keeruline oli sellesse rolli niimoodi sisse astuda. Ehk siis selles mõttes, et ega ma ise olen ju ka samamoodi nagu ka teiegi kasvanud üles ja sündinud küllaltki ütleme nii heasse elamiskeskkonda ehk siis sellist totalitaarset ja sellist väga raamides elamist ei ole kogenud ehk siis kõik selline maailm, mis selle materjaliga kaasa tuli, oli võõras või sellesse pidi lihtsalt siis ennast sisse sööma ja kuidagi seda endale omaks tegema. Ehk siis ka selles mõttes selle tegelase enda mingi ajalugu ja kuidas ta ise selles juba on mitu aastat olnud sellises maailmas. Ehk siis kuidas seda endale kuidagi külge määrida nii, et see oleks ise ka usutav ja ise ka usuks sellesse. Aga eeltöö mõttes me väga palju proovides rääkisime sellisest, mis maailmas toimub hetkel, mis sellel hetkel toimus nii selle materjali maailmas kui ka sellise hetkel, kui materjal kirjutati, et üleüldse kaardistasime seda, et millised sündmused võisid nagu tagada sellist korda, sellist maailmakorda. Ja ühesõnaga, et viisime ennast väga kurssi sellega. Me käisime ka konverentsil, mis oli see 1984 teemaline selline konverents, kus siis tulid kokku erinevad
erinevad teadjamehed ja rääkisid siis meile sellisest totalitaarsest ühiskonnast ja ka samal ajal kõrvutasid seda tänapäevaga. Ehk siis, no ütleme nii, et töö rolliga oli küllaltki nagu teemat pidi. Teemat nagu läbi teema. No teda võib vaadelda mitut moodi. Mõned ütlevad, et see on hoiatuslugu. Lugu sellest, mis võib juhtuda, kui sa oled indifferentne. Kui sa ei tegele poliitikaga, siis tegeleb poliitika sinuga. Minu jaoks on ta tegelikult võib-olla et kõige rohkem isegi lugu tõest ja ütleme siis inimlikust tõe otsingust, tahtest aru saada ja mõista ühiskondlikke protsesse, aga teine asi, et see, ja võib-olla et isegi veel olulisem on see sõnum empaatiast ja armastusest, et mis juhtub siis või mis võib juhtuda, kui seda armastuse kogemust ei ole ja mis juhtub siis, kui see on. Ja et kui inimesel on olemas see armastuse kogemus, siis füüsiliselt võib inimese katki murda. Füüsiliselt võib teda kurnata, piinata, alla suruda, aga inimese vaimuga juhtub midagi. Hingega juhtub midagi, kui ta on kogenud oma elus hoolt ja armastust. Ja seda kogemust ei saa ükski võim ka kõige parema tahtmise juures ära võtta. See on alati, nüüd on nagu see küsimus, et me ilmselt räägime pigem raamatust, on ju, et kas lavastuses ja raamatus on see sama, see on ju küsimus, alati mingi rõhuasetus või mis kellelegi kõige olulisem on võib-olla iga etendaja jaoks erinev, et selle raamatus ja nii laval mina ikkagi tunnen seda, et see sõnum on kuidagi, et kus on inimese kus on nagu meis inimlikkus või ma ei taha üldse tuua siis mingit siukest lauset nagu vaba tahe, on ju. Pigem nagu see, et millal ma kaotan iseenda ära ja miks ma seda teen. Et see on see, kas üksikisik versus süsteem, kas süsteemi vastu on mõtet võidelda, kas me üldse suudame selle vastu võidelda, kui see on nii tugev ja kas selle vastu peab võitlema. Ja see ei olnud praegu retooriline küsimus, et kas selle vastu peab võitlema, vaid nagu päriselt, sest et ma arvan, et ikkagi nagu peab ja et nagu mitte nagu, vaid lootus surebki viimasena ja et kunagi ei tohi nagu kaotada ära seda headuse ja armastuse otsingut enda sees. Kui Winston lõpuks ikkagi ütleb, et ma armastan sind, suur vend, seda võib võtta nii ühtepidi ka teistpidi, et seda võib mõelda nii, et ta ongi ajupestud ja ta seda usub, aga samal ajal mulle endal meeldib paremini mõelda see, et ikkagi inimloomusest või sellisest inimesest kui sellisest on keeruline nagu nii täiesti läbi nagu nisti võitu saada. Ehk siis mingi osa sinus jääb ikkagi alles, ehk siis sa ei suuda inimest täiesti nullida mingisuguseks emotsioonituks robotiks. Ehk siis temasse jääb ikkagi mingi inimese olemus. Muidugi see on ikka üks väga oluline ja üks peamisi ajendeid, miks ma tahtsin selle materjaliga tegeleda. Et kõik need protsessid, mis täna maailmas toimuvad, kogu see reaktsioonilisus, volatiilsus, et must on valge ja valge on must ja mitte milleski ei saa olla lõpuni kindel, kus võim ütleb ühtemoodi, inimesed tajuvad asju teistmoodi ja need, ütleme, teatav vastuolulisus või aina suurenev vastuolulisus, see, ütleme siis, inimeseks olemise, kõik see, mida me peame inimeseks olemise juures tavapäraselt väärtuslikuks,
kuidas seda trambitakse jalgade alla, kus järjest rohkem loeb tugevama õigus, suurema õigus, jõuõigus, et ja absoluutselt mõjutas see, mis täna maailmas toimub, väga seda valikut. Ma tahaks väga loota, et kõnetab. See töö või see tegemine sai ikkagi selles usus ette võetud, et materjalil on hästi suur puudutus ja potentsiaal. Ma loodan, et ehk seal tekib mingisugune inimlik äratundmine. Võib-olla, et kõnetab see äärmiselt brutaalne jõud või võim, millega see tavaline, lihtne inimene vastamisi seisab. Aga võib-olla puudutab ka see sõnum, et ma pean midagi tegema, ma pean midagi korrigeerima, ma pean olema aktiivne või kohal, et ma ei saa elada ükskõiksuses. Ma ei saa lasta sellel lõhel, mis minu ja ühiskonna vahel on, kas tekkida või üldse süveneda, et ma pean olema kohal. Ehk see sõnum tuleb läbi või ma loodan, et kõnetab. Ei tea, seda peab publiku käest küsima. Ma tahaks öelda, et võiks ju kõnetada, aga selles mõttes, et ma ei oska vastata, kuidas ta praegu tänapäeva noori rohkem kõnetab, kui see võis kõnetada. No okei, võib-olla jah, tõesti, nagu ikkagi 50 aastat tagasi kõnetas näiteks Eesti noori natukene rohkem, aga ma ei tea, kui paljud seda üldse siis lugeda said. Aga üldse on ju see, et tänapäeval noored ei loe vist enam nii palju, kui võiks, on ju. Mina ise kaasa arvatud. Ma ei tea, kas gümnaasiumi kohustuslikus kirjanduses on see veel üldse, et selles mõttes ma arvan, et see sõltub alati ikkagi inimesest. On inimesi, kes alati tahavad näha igal pool märke ja mingeid paralleele ja selles mõttes ma arvan, et neid paralleele tänapäeva maailmaga saab Orwelli teoses näha küll. Kas ka noored näevad? Ma ei tea. No tahaks väga loota, et näevad ja selles mõttes võiks meeldida ja kõnetada. Ma arvan, et kõnetab. Just selle avastuse mõttes me ise oleme ka küllaltki noored, et selles mõttes, kui ma võtta materjali, siis tegelased ei ole nii noored, nagu meie oleme. Ehk siis laval on pigem noored inimesed. Et juba see kuidagi on lähedasem noorele vaatajale. Aga ma arvan, et kui mõelda selle peale, mis kui noortel on nagu mõtted, mis tulevikus saama peaks ja kuidas nemad üldse, millisesse maailma nemad astuvad ja kuidas nemad hakkama peavad saama ja siis kindlasti ta on küll väga range näidis, aga väga ehe ja ehe näidis sellest, et mis on võimalik juhtumaks. Aga see on muidugi väga masendav, et seda ma arvan, ma loodan, see vist väga nagu ei, see küll kõnetab, aga ma arvan, et ta ei võib-olla väga ei inspireeri sind. Aga ma arvan kindlasti, sest nagu noored ongi ju need, kes elama jäävad ja kes seda kõike peavad, kelle käes tulevik on ju. Ehk siis noortele võiks selles mõttes kindlasti korda minna. See on väga raske küsimus, sest et nad on kõik mu lemmikud. Mõnega on võib-olla see samastumine või äratundmine on suurem. Hästi lihtne oleks öelda, et Winston muidugi, sest et see on ju kõige rohkem tema lugu. Mis teda iseloomustab on see, et ta tahab asjadest lõpuni aru saada. Kui tema sisetunne ütleb, et midagi on valesti, siis tema ei ole see, kes suudab oma sisetunnet lõpuni alla suruda või sellest mööda vaadata, ta peab astuma vastu, ta peab teada saama tõde, ta tahab teada saada tõde. See puudutab mind puudutab see tema julgus, kõikide antuste, kiuste või nendest hoolimata püüda olla elu suhtes näoga, püüda otsida ja leida seda tõde või armastust.
Aga näiteks üks tegelane, kes mulle väga meeldib, on nüüd see totaalne vastand. Mulle meeldib väga ka O'Brien, kellel on mingisugune oma tõde, kes teeb kõike seda, mida ta teeb mingisugustest oma veendumustest lähtuvalt. Ja selles on, ma ei saa öelda, et mul on temaga palju samastumist, aga teda on väga huvitav jälgida või püüda mõista, miks ta niimoodi teeb, sest et ka tema on ju inimene, ka tema on selle võimusüsteemi osa, ka tal on mingisugune kindel motivatsioon, mingisugune vajadus tõestada, kindlustada oma positsiooni selles hierarhias. Tal on oma hirmud. Ka tema jaoks sõltub tema töö tulemustest see, et kui tuline või kui kindel see tema jalgealun on. Ehk siis tema oli minu jaoks huvitav tegelane. Samamoodi Saim, kes on totaalne ideoloog, kes väga usub sellesse, mida räägitakse. Ja see tema silmade avanemine, et see hetk, mis on nii valus, aga väga huvitav ka. Ja. Et neid tegelasi on palju. Ma tahaks kohe öelda, et Julia mulle võik tegelane, aga siis ma mõtlesin, et see on liiga igav vastus, nii et ma olen kindlasti mõjutatud ka natukene sellest, kuidas meil keegi midagi mängib, on ju, laval, aga tegelikult mulle täiega meeldib Parsons, sest ja ma ütleks, et siin kohal just nagu meil laval, sest et minu arust on hästi, ta on nagu hästi nunnu tegelane, ta on siuke noorteslängi kasutades, ma ütleksin wholesome, sest et ta on siuke, ta on üks kõige värvikamaid ja samas nagu huvitav on see, et ta on selles süsteemi üks nagu kõige nagu musternäidis inimesi, ehk siis ta on kõige nagu ajupestum, ta on kõige nagu nii-öelda vähem inimene, justkui mingis mõttes võiks nagu öelda, et ta usub kõike ja püüab nagu kõike teha suure venna jaoks ja samal ajal ma ütleks, et ta on nagu selle juures kõige nagu siiram või kuidagi vähemalt ta, et isegi kui ta on suure venna vastu, siis ta on niimoodi, siis ta nagu ei taha olla ja ta on selle juures nagu hästi siiras, et mingis mõttes on ta üks kõige inimlikumaid tegelasi selle juures, et see vastuolulisus meeldib mulle väga tema juures. O'Brien, ma arvan, aga see on puhtalt nagu näitleja põhine, et näitlejana oleks olnud O'Brien, et kõvasti, et ta seal oleks olnud mingi väljakutse. O'Brien, et mis iseloomustab? Ma arvan, et O'Brienit iseloomustab mingi haiglaslik südikus selle nimel, et maailm nii jääks ja muutuks veel rangemaks. Ehk siis mingisugune missioonitunnetus on tal nagu meeletu. Ehk siis ta on teinud endale ühe asja selgeks. See on see, et suur vend peab olema võimul ja eks tal on ka kindlasti enda missioonid, et ka tõusta, aga ühesõnaga, tal on nii missioonitunnetus, ehk siis ta teeb kõik selleks, et enda positsioon säiliks, et nii see maailma kord säiliks, ehk siis mingis mõttes see südikus või et kui sirgjooneline või nagu kui ühesuunaline võib üks tüüp olla, et tal on, aga ta on selle juures väga kõikuv ja ta on väga kaval, ehk siis ta ei ole nagu rumal.